Tervist! Selles videos võtan 2026 Milano Cortina olümpiamängud kokku ja lõpus vastan siis küsimustele, mis mulle tulid. Ehk jah, olen jõudnud olümpiamängudelt koju ja olümpiamängud on läbi saanud. Minu jaoks läks aeg väga kiirelt ja selline tunne, et nagu nii palju toimus ka selle ajaga, et ulme, et nagu 4 aastat tagasi, see on pika aeg ja ma võin päris palju asju sellega unustada, aga ma ei mäleta, et Pekingi olümpiamängudel oleks nii palju toimunud. Alustan sellest, mis oli minu tulemus, sest ikkagi olümpiamängude põhieesmärk on sport ja minu jaoks kõige tähtsam oli ikkagi tulemus. Ma tegin 4 võistlust, alustasin siis klassika sprindiga, kus olin 44. Peale seda oli 10 kilomeetrit uisku, olin 36. Siis oli tiimsprint, kus me olime tiimide arvestuses siis 18. kohal ja viimaseks siis 50 kilomeetrit klassika maraton ja seal ma olin 29. koht. Arvestades, et olümpiamängudele minnes ma ütlesin, et miinimum eesmärk on top 30 ja selle ma tegin ära. Võin olla rahul, see ongi siuke hinne 3,5. Mu seletus ongi, et ma vaatan selle looja tagasi, mu parim tulemus oli 32. Kuidas ma saan loota, et ma nüüd järsku võitlen medali eest või mis iganes. Parim koht oli 32 ja selle hooaja parima tulemuse sõitsin välja olümpial, sain top 30 ja olin 29. koht. Selles mõttes väga viriseda ei saa. Olen aus, saab, ilmselgelt saab ja paljud virisevad, aga see selleks igatahes. Kui ma vaatan isegi hooaja algusele tagasi, siis ilmselgelt ma lootsin rohkemat. Mu eesmärk on suur ja ma olen nagu väga pühendunult treeninud ja kõike muid asju ka teinud, mis ei ole siis treening, vaid kõik sinna spordi juurde käib. Aga üks asi, mille vastu ei saa, on haigus. Ja ma arvan, et see jääbki mind natuke kummitama siin, sest terve september ma istusin siin kodus ja trenni teha ei saanud. Ühtegi korralikku trenni septembris mul ei olnud, et seal septembri lõpus natukene sain midagi juba tegema hakata, aga terve kuu aega ettevalmistuses jäi poolikuks. Terve kuu aega ettevalmistuses oli tegemata, nii et selles mõttes pean uhkusega selle top 30 vastu võtma hetkel. Aga sellegi poolest, kui võtta sealt see taust ära, et eks alati on midagi, mis jääb kripeldama, midagi, mis saaks paremini teha, aga võtame natuke numbriliselt minu tiitlivõistluste tulemused, siis tegelikult ma olen iga aastaga või iga tiitlivõistlusega natuke arenenud. Seal on üks koht, kus on natuke halvemaks läinud, aga räägime siis, et tiitlivõistlused ehk siis maailmameistrivõistlused ja olümpia. Alustasin mina siis 2019 Seefeldi MM-il, ma olin 79. koht. 2 aastat hiljem oli siis Oberstdorfi MM, seal ma sõitsin välja 42. koha. Siis oligi Pekingi olümpia, seal ma sain kõige paremaks 48, ehk siis nagu 42. natuke läks halvemaks, aga samas seal oli tiimsprindi koht 11, mis oli nagu päris hea tulemus ikkagi. Aga ta ei olnud individuaalne, nii et võtame hetkel ainult individuaalsed tulemused. 2023 aasta Planitsa MM-il olin ma siis 41. koht. Ehk siis väike parandus, aga ikkagi parandus. Ja eelmine aasta olin siis Trondheimi MM-il 39, ehk siis natuke läks iga aastaga paremaks, aga arvestades ka eelmist aastat, kus ma tegelikult MM-il võistlesin haigena, siis tagant järgi vaadates see 39. koht on päris hea ja selle pealt sõita selle hetke parim tiitlivõistluste tulemus, ma arvan, et see on tegelikult omamoodi saavutus. Ja siis nüüd jõuame selle olümpiani, siis sõitsingi kõigepealt 36. selle koha ja siis 29. ehk siis tegelikult 10 kohta parem kui mu senine parim tiitlivõistluste tulemus. Järgmine aasta on ka siis maailmameistrivõistlused seekord Rootsis Falunis ja siis näid, kas seal suudan enda selle 29. koha üle sõita. Ja tegelikult ma arvan, et siia võib-olla ongi siis hea võtta see küsimus, et ma ei jäta seda lõppu, et mis saab edasi. Mul ikkagi kripeldab, et ma ei ole saanud teha siukset ideaalset või ideaali lähedast hooaega, ehk siis ma ei suudaks lõpetada. Järgmise hooaega ma teen kindlasti ja rääkides siis järgmisest olümpiast, siis ma väga tahaks, aga 4 aastat on pikk aeg ja seal on palju asju, mis ei sõltu isegi minust ja seal on väga palju asju, mis võib juhtuda, aga ma arvan, et ikkagi eesmärk võiks ta ikkagi olla. Ma usun, loodan, et mul on potentsiaali 4 aasta pärast siis veel kõrgemate kohtadest võidelda. Ehk loodame, et sellega kõik sujub, aga
aga eks näis. Aga nüüd, kui tulemustest on räägitud, siis need asjad, mis nendele, kes spordiga igapäevaselt kokku ei puutu ja siuksed lõbusamad asjad spordi kõrval, siuksed meemid asjad, need oli nii palju. Ehk siis ma ei hakka mingit paremusjärjestust tegema, aga mälestuse nimel ma mainin need kõik ära. Suhteliselt siis olümpia alguses oli norrakas Sturla Holm Lägreid, kes siis võitis pronksi ja tunnistas siis intervjuus, et ta on oma eluarmastust petnud. See on nagu siuke huvitav, väga huvitav. Ma olen näinud mingeid väga psühholoogilisi asju selle kohta, et kuidas seda analüüsib, aga reaalselt ma arvan, et ta võib olla üks kõige kuulsamaid talisportlasi praegu. Võib-olla ta nime ja nägu paljud ei tea, aga seda lugu teevad väga paljud, et ma nägin mingit videot, kes ma arvan, et ei tea laskesuusatamist mitte midagi, seal oli mingi 2+ miljonit laiki, seal ei olnud nime mainitud, nägu mainitud, aga seal oli see lugu mainitud ja see oli nagu väga populaarne video ja kõik said ilma väga palju mainimata aru, millest ta räägib ja see on ikka internetis päris laiaks läinud. Suhteliselt alguses läks levima ka selline video, mis siin mängib siis, aga see on põhimõtteliselt siis meie Eesti iluuisutaja, kes siis tegi soojendust ja ma ei tea, kas see kaameramees teadis, mis ta teeb või mitte, aga jah, siis see video postitati ja see video sai päris palju tähelepanu, et selles mõttes ongi päris naljakas video ja päris huvitav, et see just oli eestlane, kes seal niimoodi tegi. Siis väga palju on räägitud sellest kurlingu sohi tegemise skandaalist või mingi siuke teema, igatahes seal oli siis see, kus nad otse mängu ajal vaidlesid ja siis pärast läks levima siis see pilt, kus on näha, et nagu teeks sohki. Selles mõttes huvitav siuke draama ja lõpuks see Kanada tiim, keda siis öeldi, et nad teevad sohki, nad võitsid kuldmedali. Ehk päris huvitav. I haven't done it once. Ma pean ära mainima siia kurlingu teema juurde selle mu lemmikmoment vist vaadates. Ma nagu päriselt, ma ei tea, miks see oli nii ootamata, see oli nii naljakas. Oli siis, kui ma vaatasin meie kurlingu mängijaid. Maria siis viskas selle kivi ja pidi seda harjama. Ja Harri oli siis see, kes nagu ütles, et kuule, mis teha. Ja siis ta ütles, et harja. Maria ei vastanud või siis ütles ei. Siis Harri ütles nagu harja, vaata, aga Maria ikka ei harjanud. Ja siis Harri ütles, palun harja. See oli nagu kuidagi nii, ma ei tea, nii hea lihtsalt, et kes nägid seda laivus. Ma ei tea, kas sellest on, kas seda klippi on isegi jagatud, aga ma ei tea, mulle jäi see päris hästi meelde, see siuke ootamata, aga samas siuke armas, et ta ei läinud ikkagi kurjaks, ta ütles, et palun harja, aga natuke siuke agressiivsemalt. See oli hea, nii et ma loodan, et te leiate selle klipi kuskilt ülesse. Päris huvitav olukord oli iluuisutamises, juba isegi sellest tulemusest ja kõigest sellest, kus see mees ei võitnud siis oma kulda, kes kõik arvasid, et ta võidab selle kulla, aga põhimõtteliselt, mis võib-olla internetis kõige rohkem tähelepanu sai, oli see, et oli üks treener, kes treenis 16 sportlast või siis tegi kava neile ja 13 eri riigist. Ja iluuisutamises on see, et kui sa teed oma kava ära, siis sa koos treeneriga vaatad, mis tulemus oled, istud seal kuskil mingil pingil. Ja kuna tema on treener, siis ta pidi kõikide nende enda treenitavatega istuma seal pingil. Ja ta pidi siis selle riigi asju kandma. Ehk siis oligi päris huvitav, kuidas iga kord oli tema seal istumas ja siis ta pidi vahepeal vahetama neid riideid, et panema õige riigi asja selga. Järgmiseks siis hokimedalimängud, ehk siis kuld- ja hõbemedalimängud, põhimõtteliselt nii naistel kui meestel ja mõlemad Kanada kaotas. Peale seda, kui nad kaotasid, anti neile siis need maskotid. Mõnes mõttes, sa oled kaotanud just enda elu kõige tähtsam mängu, siis sul antakse see maskott, see on nii haige ja ma saan sellest aru ja need videod on päris siuksed huvitavad, kus nad on siis päris purjad või vaatavad, mis asja, mis annate mingi maskotti mulle, vaata. Aga tegelikult, kui ma räägin maskottides, siis Peking olümpial jagati neid maskotte ja nüüd ei jagatud üldse, ehk sa pead ise ostma ja kõige huvitavam on see, et näiteks Eesti siis seal olümpiamuuseumi kodulehel müüdi 39 euroga seda suurt tiinat siis, aga näiteks meie olümpiakülas müüdi seda 65-ga ja need ikka müüdi välja, et ma ikkagi jäin ilma ja ma ei saanud osta seda, ehk siis mul ei ole ühtegi maskotti, nii et jumala hea ja nad said maskotti.
Muidugi ei saa ära unustada kondoomide teemat, mis ma enda videos ka olen rääkinud. Kuskilt tuli mingi uudis, et kondoomid on otsa saanud. Aga kui sa oled seal, siis sa saad sellest üli hästi aru, et kui seal lihtsalt pannakse mingi kaus, kus sa saad võtta olümpiamärgisega kondoomi ja kõik muud asjad, mingid olümpiamärgid on sul juba üle 10 euro, siis olümpiakondoom tasuta võtta. Ilmselgelt need 10 000 saavad otsa. Kas need saavad kohe kasutatud? Väga kahtlen selles, kui on mingi siukse kondoomi ja see teema, siis alati läheb olümpial, nii et jah. Siis tegelikult minu arust oli päris lahe, et murdmaasuusas oli ka päris palju siukseid momente ja siukseid kuulsaid hetki. Näiteks Klæbo jooks tõusust ülesse, kus ta tegi seda väga kiirelt ja ta tegi seda finaalis, mis teeb selle nagu veel hullemaks, et kui ta seda teeks trennis, siis ta nagu oleks veel kiirem, ma kardan. Võib-olla ei oleks ka, et see vend ei väsi. See jooks läks siis päris viraalseks, sest oli üles mäge, päris tugev nurga all ja see kiirus oli väga tugev. Ja seda siis on jagatud väga palju. Siis Eba Andersoni kukkumine tegi seda siis teatevõistluse ajal ja põhimõtteliselt tegi front flipi ära või edaspidi salto või kuidas siis öelda eesti keeles. Ja siis veel treener, kes ta katkis suuska, tahtis nagu uut anda talle, siis terve suusa tahtis anda talle, see ka kukkus, ehk siis väga süke traagiline, aga samas väga naljakas. Ja siis muidugi see, et tiimsprindi ajal jooksis koer rajale ja selle koeraga oli pull ja ma pärast nägin mingit intervjuud, kuidas siis Fissi või üks ametnik püüdis ta kinni ja hoidis teda kinni ja et otsisid siis seda omanikku, lõpuks minu arust omanikult võeti isegi intervjuu aga see, kes algus temaga tegeles, see mingi oli käsi ära seotud, sest ta ammustas teda ja seal igatahes sellega oli pull ja mul ikkagi see R-i klipp on lemmik, kus võeti siis fotofiniš ka sellest hetkest, kui ta üle finišijoone jooksis, et see oli väga lahe ja nagu režissööri poolt väga hästi tehtud ikkagi. Fotofiniš ka veel. Üldega koerast võetakse küll maksimum praegu. Ma ei saa ikkagi nimetamata jätta seda Eesti suusatajate viraalset momenti või kuulsuse momenti, kus nad pidid siis hääldama enda nime, kus tegelikult kõlab ju lihtsalt, et ütle enda nimi ja ütle enda nimi natuke aeglasemalt. Kuidagi nad said siis valesti aru ja ütlesid tähthaaval enda nime, ja mis sai siis TikTokis päris palju vaatamisi. Ja ma arvan, et hetkel rohkem mul ei ole. See kindlasti on väga palju asju ja niisugused, ma arvan, et suuremad asjad said mainitud, aga kui midagi ei mainimata, siis andke mulle kommentaarides teada. Marie Turman küsib, millal kurlingut tuled mängima. Ma tegelikult väga tahaks kurlingut mängima minna. Ma loodan, et ma leian viisi ja ma loodan, et ma saan seda ka filmida, nii et varsti äkki. Kas said rahule? Ma ütleks, et alati saaks paremini, tahaks kindlasti paremini, aga rahule ma võin jääda. Kuna ujumise comeback, kusjuures isegi varsti. Kas olümpia on väärt kogu seda vaeva? Siin on kindlasti nagu kaks poolt, et üks pool on see, kus on nagu tulemusse kõige tähtsam, aga teine pool on tegelikult see, et olümpia kogemusena ja ka sellena, et sa üldse saad olümpiale, sa pead olema mingil tasemel, siis sinna saamine on juba oma ette saavutus ja seal olemine on oma ette kogemus, mida väga paljud ei saa, et selles mõttes igal juhul on see väärt seda. Kas olümpiale osalemise eest makstatakse mingit toetus ka? Põhimõtteliselt, kui juba olümpiale saad, siis neid kulusi enam ei pea ise maksma. Ehk siis olümpiavõistluste eest mina ei pidanud ise maksma. Kas Pulles on su naine? Ei ole. Kuidas Tinderi seiklused jätkusid? Põhimõtteliselt iga vastus, aga ei jätkunud. Tegin lihtsalt video jaoks natuke nalja. Mis oli lemmiksöök? Olümpiakülas ma ei teagi, seal nagu ühte erilist ei olnud, võib-olla mingi pitsa, mis ma vahepeal sõin, oli väga hea, sest mul oli kõht tühi, aga ikkagi see esimene toit, mis ma sõin peale sealt ära tulekut, see oli nagu kõige parem. Või kuidagi see lihtsalt kuidagi jäi erilisena meelde. Kui palju puutusite kokku teiste riigi sportlastega? Väga mitte, et seal ei olnud nagu sükust mingi, ma ei tea, ühistegevust või mingi sükust väga palju ei olnud, et kes sõbrad olid, nendega puutusid kokku ja nii oligi. Mitu olümpiakondoomi sa ära kasutasid olümpiakülas? No vähemalt üks on mul alles veel, nii et
et rohkem ei ütle. Kuidas murdmaasuusa riikide vaheline kogukond on, sõbrad või konkurendid? Tegelikult kõik on, ma arvan, ikkagi sõbrad, et selles mõttes mul oli veidi kahju see, et väga paljud suusatajad nagu ei elanudki olümpiakülas, et väga paljud norrakad, Rootsi, Itaalia, USA, Soome, see on juba väga palju tippsuusatajaid, kes ei elanud olümpiakülas, ehk siis ma nagu selles mõttes võistlusväliselt ei olnudki võimalik nendega kokku puutuda, aga eks seal ongi nagu see loogika ka, et keegi ei taha haigeks jääda ja selles mõttes hoitakse nagu natuke omaette ka. Kui sa ei suusataks, mis spordiala teeksid, võimalus, et ma teeksin saljokit või orienteeruks, aga kui ma praegu peaks valima, siis ma arvan, et see oleks mingi kergejõustiku jooksuala, kas ma ei tea, 5 kilti või 3 või midagi sükest. Kas sa tuled laskesuusatamise MK-le Otepääl? Ma veidi tahaks isegi, aga veidi oleneb ka, kuidas mul lahtis läheb, et see peale seda otsustame. Aga samas ma ei usu, et ma Oslos lähen 50 kilomeetrit sõitma, kus on siis MK etapp. Ehk siis ma ikkagi olen Eestis ja loodetavasti saan siis MK-le vaatama minna. Kas sa oled õnnelik, et su elu on selline ja et oled õnnelik oma olümpiasaavutuse kohta? Jaa, ma olen õnnelik. Ma olen väga õnnelik inimene. Mõtle positiivselt, Klæbo ei saa kunagi Eesti meistriks, nagu sina oled, olgu ta nii hea kui tahes. Tõsi, ta võib võita maailmameistrivõistlustelt 6 kullast 6 ja olümpial 6 kulda, aga Eesti meistrit ei saa, nii et pole paha. Mis spordikeeli sa soovitaksid enne võistlusi? Mina kasutan siis AMA-CX spordikeele, decorfuel.eu ja mulle väga meeldivad ja ma ei tea, kas see on kokkusaatamis või mitte, aga see on esimene aasta, kus mul pole krampe tulnud ja see on esimene aasta, kui ma kasutan AMA-CX spordikeele. Kui raske oli 50 kilomeetrit 1-10-ni? Ma ütleks siuke 10. Seal ei ole muud vastust, see oli väga raske. Ja siinkohal ma tegelikult tahakski ennast natuke kaitsta või natuke tausta avada. Ma tegelikult tean, et kõik, kes on ise suusatanud kunagi, saavad sellest väga hästi aru. Aga põhimõtteliselt tuli mingi uudis, et järgmisel päeval siis olümpiakulla võitnud Eba Anderson oli minust kiirem, eks see oleks mulle ära teinud, eks ta oleks vist meestes olnud 20 või mingi siuke. Jah, kui sa võtad aegade võrdluses, siis nii on, aga sellele vastuseks on mul see, et kui mina oleks järgmine päev võistelnud 50 kilomeetrit, siis ma oleks kindlasti sõitnud kiirema aja kui Klæbo, ehk siis ma ei tea, kas ma saan olümpiakulla või. Et nagu olud nii palju muutuvad, järgmine päev oli varem start, järgmine päev käisin ise rajal ju, oli jäisemad olud, kiiremad olud, ehk siis need ei ole võrreldavad, sellepärast ei ole siis murdmaasuusatus ühtegi maailmarekordit, sest need olud, asjad, need ei ole võrreldavad. Kui sama päev ei võistle, siis sa ei tea kunagi, aga selles mõttes Ebalt ka midagi ära ei saa võtta, sõitis kiiresti, vaatasin seda sõitu ja tundus, et ta ei väsi ära. See ei ole nüüd küsimus, aga mind oled küll motiveerinud suusatama, seda on hea kuulda. See on üks mu suurtest eesmärkidest, mis ma nende videotega üritan saavutada, nii et ma loodan, et see video motiveerib ka teisi minema suusatama või üldse sporti tegema, nii et peale seda videot minge tehke. Üks asi, mida inimesed suusatajate kohta valesti arvavad, ma ei tea, vahepeal unustatakse ära, et suusataja on ka inimene ja nagu reaalselt, kui mul läheb võistlus halvasti, siis mina olen see, kes tegelikult on kõige rohkem kurvam ja sa ei pea tulema mulle ütlema, et miks sa paremini. Ma nagu reaalselt proovisin paremini teha, aga alati ei tule niimoodi välja. Ja kui seal on võistlusel 100 inimest, kes kõik tahavad võita, siis kõik ei saa võita ja lihtsalt on igal inimesel oma momendid. Ehk siis võib-olla see, et iga suusataja proovib enda maksimumi ja nii ongi, et vahepeal seal on nagu suured võimaluste vahed ja kõik asjad on nii erinevad, aga vähemalt võib-olla see point, mis ma üritan teha, on see, et nagu kõik proovivad anda endast parim ja proovivad teha endast kõik, et saavutada parim tulemus, aga kõik alati ei saa võita. Kui sportlasel on võistlus ühel päeval, kas ta võib olümpiakülas terve olümpia olla? Kusjuures ma ei tea, ma tean, et maailmameistrivõistlustel on see, et saadakse mingit rahalist toetust siis nagu kas 2 päeva enne võistlust ja 1 päev pärast. Ehk siis, kui sa oled nagu kauem, siis sa pead selle kõik ise kinni maksma. Aga ma olümpia kohta ausalt öeldes ei tea. Ma tean, et mõned olidki niimoodi, kes olid mingi 2 nädalat enne võistlust kohal ja siis läksid peale võistlust ära. Et ma arvan, et olümpial, see kindlasti oleneb vist olümpiakomitee poolt, aga jah, ma kahjuks jään selles mõttes vastuse võlgu, et ma ei tea, kuidas rahaline pool või kõik sellega on sellega. Paneb hoobi ka, et ei mahtunud esi 30 sisse.
sellele on raske vastata. Miks videotes seda ETV pilti karda näidata, nad ju tegid sinuga seal isegi intervjuu. Selles mõttes meile näidatakse neid reegleid ja seal on väga palju reegleid. Selle kõige näitamisega, näiteks kui ma vaatasin ühe usaka vlogi, seda isegi ei näidanud treeningut. Ma ei tea, lõpuks võib-olla, kui ma oleks ETV-lt luba küsinud, ma oleks võinud näidata, aga tegelikult seal on nagu päris suured ohud, et kontod võetakse maha ja kõik siuksed, seal on hästi palju neid sotsiaalmeedia reegleid, näiteks keegi ei tohi ju üldse enda sponsoreidki sellel ajal promoda ja seal on hästi palju neid reegleid ja mida peab siis jälgima olümpiamängudel, et see ei ole siuke lihtne asi lihtsalt. Kui veidrad need esimesed argipäevad peale olümpiamänge on? Tegelikult ei ole üldse veidrad, nagu kuidagi hetkel on siuke tunne, et nagu nii palju on teha. Võib-olla kindlasti sõbrad aitavad, pere aitab, et kui näed neid, on midagi teha, lähed jälle juba trenni, valmistud järgmisteks võistlusteks, siis nagu selles mõttes ei ole üldse veidrad. Et võib-olla kui oleks ja tuleks koju ja pole enam midagi teha, võistlused kõik otsas, hooaeg läbi, siis oleks veider, aga praegu on kuidagi palju teha ja selles mõttes on nagu väga okei ja ma tean, et 4 aastat tagasi mul oli sama, et kuidagi üldse ei olnud seda nagu, räägitakse, et on siuke mingi peale olümpia depressioon, aga ma ei tea, mul kuidagi ei ole peale mõlemat olümpiat seda tulnud. Võib-olla on rumal küsimus, aga täiega tahaks teada, mis laul su YouTube videote lõpus mängib. See on mu sõbra tehtud ja ta ei ole seda ikka veel välja lasknud, ehk siis see ongi juba minu autoralaul, mis ei ole üks väljas, ehk siis teised ei saa seda kuulata või siis ei saa seda pikemalt kuulata. Kas suusad, millega sõitsid, enam ei võistle või on hooaja peale kindel arv suuski palju on? Ei ole kindel arv hooaja peale suuski palju on, et ma nüüd paar aastat olen igalt poolt proovinud leida siis suuska ja ma pole ühtegi suuska müünud, et just olümpia nimel, et olümpiaeelselt siis või olümpiavõistluse eelselt siis olid suured testid ja siis üritasime sellest suurest suusapargist, mis mul on, parima suusa välja leida, aga nüüd mul kindlasti ei ole enam nii palju suuski vaja ja ma mingid müün maha. Aga jah, mingi sukest kindlat arvu või asja ei ole. Mis oli kõige häirivam asi olümpial? 2 asja tuleb meelde. Bussiajad, sest need ei olnud nagu lihtsalt see, et sa ei saanud selle peale loota. Kogu aeg oli siuke tunne, et mingi X ajal lähed bussijaama ja loodad, et mingil hetkel see buss läheb lihtsalt. Ei olnud siukest nagu kindlalt graafikut, et see kindlasti oli Pekingis palju parem, et buss läks õigel ajal välja ja kõik olid valmis sellel ajal ja sa said sellega nagu arvestada. Ja teine asi oli võib-olla see, et toas oli väga tolmune ja siis selles suhtes ei olnudki midagi, lõpuks ma hakkasin lihtsalt ise koristama, kuigi nagu koristajad käisid ka, aga siis ma koristasin ise ka seda jah, et natuke tolmune oli seal. Kuidas kommenteerid, et Glabo võitis 6-6-st? Ulme, rets nagu haige, see on nagu, siuke tunne, et ta ei ole inimene, see on nagu uskumatu lihtsalt, aga ses suhtes ongi lihtsalt läbi aegade kõige parem suusataja ja väga raske on näha, et temast paremat suusatajat saaks tulla ja kui ta juba paar aastat tagasi oli selline, et nagu kõik vaatasid, et ulme inimene, siis nüüd ta lihtsalt võidab kõik 2 aastat järjest ja nüüd ta võitis selle 10 kilomeetri uisu ka, mida ta polnud varem isegi võitnud, kui MK-del on olnud 10 kilomeetri uisku, ta pole kunagi võitnud siukest distantsi ja sprindist alates kuni 50-ni välja lihtsalt kõik ära võita ja teha seda nagu väga võimsalt, siis see on ulme lihtsalt. Kuidas sa nii ruttu need videod tegid? Mina filmin, saadan Drive'i ja siis Jako töötles selle valmis ja Toni tegi thumbnaili ja nii kiirelt need saidki ülesse. Ehk siis tiim aitas. Palju on, peaks olema tippsuusataja keskmine pulss näiteks 50 kilomeetri sõidus. Minul oli 179, aga see on nii erinev kõigil. Paljudel on madalam, et mul on pigem suht kõrge pulss. Kus on Kulles? Kahjuks Kulles ja Imbi jäid siis olümpia külla ja ma ei saanud neid kaasa võtta. Ma arvan, praegu piisab nendest küsimustest, et võib-olla kunagi teha siis siuke pikem nagu eraldi küsimuste video, et mis ei ole siis olümpia kohta, sest siin oli nagu päris palju siukseid trenniteemadel ja spordisüsteemi ja kõigeste siukeste küsimustega, mis ma hakkaksin vastama, sest mul läheks ikkagi päris pikalt. Aga põhimõtteliselt ma lubasin ka teha suure loosi, kui saame 10 000 jälgijat täis. See ei tule kahjuks täis, aga ma teen ikkagi siukse väiksema loosi. Teen loosi enda Instagramis, loosin välja siis enda võistlusnumbri, douchebagi seljakoti ja Oakley prillid. Et osaleda, siis tuleb minna Instagrami, leida see postitus ülesse, postitusele like panna, sa pead followma mind Instas,
pane subscribe ka YouTube'is, ma ei saa seda küll kontrollida, aga pane ikka ja kommenteeri üks sõber sinna postituse kommentaaridesse. Ja hakkabki selle videoga ja olümpiaga saama kõik. Ma tänan enda pere, kelleta ma ei oleks kindlasti olümpiale saanud ja see oli kindlasti üks mu lemmikmoment, kui mu pere sai mu olümpiavõistlust vaatama tulla. Ma tänan Jakot ja Toni, kelleta need videod ei oleks saanud nii head ja nii kiiresti ülesse. Ja siis ma tänan teid kõiki, kes vaatavad neid videosi ja kaasa elavad. Selle olümpiaga on nüüd ühel pool ja näeme juba järgmistes videotes. Nägemist! Suusatan täna ja suusatan homme, TikTok vana Chaneli kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme, pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme, TikTok vana Chaneli kombe. Näeb, see on siin. Ma mõtlesin selle järjest sisse poole. Okei, siis on chill.